Tere päevast, et mina olen Liia, e-kooli kogukonna spetsialist ja teen täna ülevaate administraatori kevadest e-koolis. Et me räägime täiendavast õppetööst, iseseisva töö sisestamisest, hinnetest, mis on saadud teisest koolist, lõpupäevikute täitmisest, EHIS-est natukene, õpilasele lisatud otsustest, personali nimekirjast ja sutsukene ka siis vaatame uue õppeaasta alguse kohustuslikele tegevustele. Kõigepealt siis täiendav õppetöö. Et alati tekib küsimus, kas võtta ainepäevik, jätkata täiendavat õppetööd ainepäevikus või teha seda eraldi päevikus. Kas lisada juurde perioodi päevikusse või siis ja kuidas on siis täiendava õppetöö hindamine koolis korraldatud. Et siinjuures tegelikult tulebki kooli kokkulepetest kõigepealt lähtuda ja need selgeks rääkida. Aga variante, mida koolid kasutavad, on erinevaid. On variant viia üle juba klassi lõpetanud õpilased ja need, kes jäävad päevikusse aktiivseks, nendega saab jätkata siis täiendava õppetöö sissekandeid. Siin on nüüd üks oluline teadmine adminidel, et kui viia üle kõik õpilased järgmisse klassi juba juunikuus, siis suve jooksul lahkunud õpilased on teil järgmises õppeaastas nimekirjas kuni järgmise õppeaasta lõpuni. Neid ei saa sealt kuidagi vaatest ära võtta ja klassijuhataja raportis on nad ka kogu aeg olemas. Teine variant on õpilasi mitte üle viia ja kasutada siis päevikus individuaaltundide sisestamise võimalust. Ehk et õpetaja siis valibki ainult need õpilased, kes tal kohal peavad käima ja märgib siis sisse tunnid tegevustega ja nii saab ka puudujad märkida ning info läheb ainult nendele lastele, kes siis kohal olema peavad ja ka kohal on. Uue päeviku puhul saab noppida sinna ainult need osalevad õpilased ja erinevate klasside õpilasi saab ühte päevikusse kokku panna. Kui me räägime 7. klassi geograafiast, siis on seal kõik 7. klassid, kõik 4 paralleeli näiteks, 4 paralleeli pealt. Ja hiljem siis aineõpetaja muudab ainepäevikus hinded ära. Nii et see on siis nüüd kooli otsus, et kas lisatakse ka täiendava õppetööle eraldi perioodihinne või muudetakse õppetöö tulemusena aastahinnet. Nii, ja nüüd natukene siis sellest konkreetsest kohast, kus meil oli õppeaasta. Ja tihtipeale on nagu see variant, kui ma võtan päeviku ja tahan siis sisestada sedasama individuaalset tundi siis uue ainetunnina, et kui selgub, et ei ole seda võimalust, siis tuleb õpetajal pöörduda admini poole või e-kooli administraator annab õpetajatele teada, et igas päevikus nüüd saab individuaaltunde, kus on ette nähtud täiendav õppetöö. Nii, aga kui seda võimalust hetkel ei ole, siis administraator avab aasta, avab siis selle konkreetse päeviku, kus see tund peab toimuma. Mina teen seda praegu loodusõpetuses ja 3. klassi loodusõpetuses seda võimalust hetkel ei ole. Nii et muudan ja lisan juurde linnukese individuaalsed ja grupitunnid. Ja kui ma selle salvestan, siis tekib mul päeviku vaates roheline mumm siia ette, ehk et administraatorina on mul see ülevaade olemas, et selles päevikus on juba võimalik sisestada individuaalseid ja grupitunde. Nii et sellisel juhul saab õpetajale öelda, et kui ta sisestab ainetunni, valib individuaaltunni ja valib ainult need õpilased, kes siis konkreetselt pidid seal tunnis olema. Nii. Ja nendele ta sisestab siis kellaajast lähtuvalt tunninumbri. Ja meil on siin praegu teemaks ning ülesanded.
ja nüüd on nendest õpilastest need 2 tükki ei tulnud isegi mitte kohale teadmata põhjusel. Nii et klassijuhatajal ja lapsevanemal on ka selle kohta informatsioon, kas täiendava õppetöö tunni toimumise ajal õpilane oli kohal või mitte. Ja ülejäänud klassi nimekirjas olevad õpilased ei tea sellest tunnist midagi, tunni sisust midagi ega ka puudujatest mitte midagi. Ja kui selliselt, ka kodutööd tuleb samamoodi individuaalselt anda, et mitte siis koormata ülejäänud klassi, kes juba puhkavad. Nii, perioodi lisamine. Sellega on kõik adminid juba kokku puutunud. See käib samamoodi õppeaastalt, aga mitte enam päevikutest, vaid menüü juurest, kus tuleb siis muuta. Ja kui lisada nüüd juurde periood, siis kuupäevad peavad kindlasti olema järjest, kuskile auku jätta ei tohi. Ja siis peavad olema kõikidele eelnevalt õpilastele, kes suvetööle, täiendavale õppetööle ei ole jäänud, peavad olema tunnistused välja prinditud, sest nii nagu lisada siia juurde üks uus periood, ma kirjutangi siia kohe täiendõpe, siis on see, siin muudame kuupäevad ära, lõppes meil eelmine õppeperiood praegu siin 2. juuniga suve täiendavat õppetööd alustame siis 3. ja kestab kuni augusti lõpuni, ehk et vahesid jääda ei tohi. Nii, salvesta ja kohe viskan pilgu selle tunnistuse peale. Nii et kokkuvõtvad hinded tunnistused. See oli meil 3. klass. Eheh. Ei olegi näha. Nii, kindlasti oskasite vaadata, kus õppeaastas ma olin. Loodetavasti õiges õppeaastas, et kui ei salvesta, siis ei ole ka ilmselt näha midagi. Menüü, muuda, täiendõpe. Ma segan vahel, tunnistusel tuleb lihtsalt 6. periood juurde, hinnete lehel peaks tulema täiendõpe nimetus. Praegu hetkel ei olnud, aga just nii nagu Karolin ütleski, et oluline on see, et need õpilased, kellel ei ole täiendõppega mingit pistmist, et nendel ei tekiks lisa seda veergu sinna juurde. Et see on selle asja juures nagu kõige tähtsam. Ja see on siis täiendõppe poole pealt praegu, nagu ütlesin, kooli kokkulepetest lähtuvalt. Ei maksa nagu ise väga, pigem küsida, arutada ja siis mõelda. Isiklikust kogemusest tean, et meie kasutame seda teist varianti, individuaalseid ja grupitunde. Ja siin juures lisan ka seda, et kui nüüd tunnistuse hinne parandada, siis ainepäevikus jääb see hinne, tuli nüüd päevikust välja, eks ju. Nii, et kui ma nüüd ei tahtnud täiendõppehinnet, mul oli siin aastahinne tänase kuupäevaga, et kui mul on aastahinne välja pandud negatiivne, siis pärast täiendõppe lõppu ma aastahinde saan muuta. See, kas muuta ka perioodihinde, taaskord tasub kooli juhtkonna käest küsida, õppejuhtide käest, kuidas nõue on. Sest kui õpilane on omandanud need teadmised, kas siis ka perioodihinded ära muuta, trimestrite hinded või siis ainult aastahinne. Meie koolis teeme ainult aastahinde. Nüüd, kui ma selle muudan ära, siis meie koolis on nõue, et on ka kommentaar seal juures kenasti. Ja päevikus ma näen ta tärniga. Samas Anna Hispaania tunnistust lahti võttes, tunnistused, Anna Hispaania on meil kus klassis, 3. vist peaks olema. Ei ole.
siis oli ta vist äkki 10. kuskil ta mul kindlasti oli olemas. Ma kaotasin Hanna Hispaania ära. Nii. Et see on see, et märgid endal täpselt ära, kus ta asub ja siis teda ikka ei ole. Nii, olemas, Hispaania Anna. Et tahtsin öelda seda, et tunnistusel ei ole teema tärni kuskil näha. Ja see on ka see, miks tuleb aastahindele panna kommentaar, et tegelikkuses on see asi muudetud. Et ainepäevikus on see näha. Täiendõppest oluliselt rõõmsam teema on iseseisev töö. Need on need loovtööd, need on need uurimistööd ja nende puhul on oluline, et taaskord koolid toimetavad erinevalt. On neid koole, kus on hinne ainepäevikus ja see tähendab seda, et ei lisandu juurde uut päevikut. Ja on neid, kus on tehtud eraldi loovtööde ja uurimistööde jaoks eraldi päevik, kus kõik tegijad on oma teemadega üheskoos koos ja saabki vaadata, anda ülesandeid, hinnata etappe üheskoos ja kõik hinded, mis on seotud loovtöö ja uurimistööga, on siis ka ühes päevikus koos. Aga et tunnistusele ei kuvata konkreetse õppeaine seost, samas loovtöö puhul on seaduses öeldud, et ta peab olema õppekava ülene ainet, siduma erinevaid õppeaineid. Nii, ehk et nii nagu me siin juba toimetasime, et kui me oleme päevikus olemas, siis lisame kindlasti iseseisva töö hinde. Loovtöö puhul on ta mitte eristav, kas arvestatud või mitte arvestatud seadusest tulenevalt, kui kool ei ole tahtnud seda natuke teistmoodi teha. Kindlasti tuleb teema ja siis tuleb märkida, kas on tegemist uurimistööga, loovtööga, praktilise tööga. Gümnaasiumis on siis eristatud praktiline töö ja uurimistöö, põhikoolis loovtöö. Ja kui on tõesti midagi kiitvat sinna juurde lisada, saab kommentaari lahtrisse selle juurde lisada. Ning aruannetes on näha iseseisvad tööd, kui päevik on lukus. Ja sellisel kujul on näha ka siin, kellel on tegemata tööd, kellel on sisse kandmata tööd. Et kui õpilane on tulnud teisest koolist, siis teise kooli iseseisva töö hinnet automaatselt siia üle ei kanta ja EHIS-est ta ka välja ei tule, nii et see tuleb siis lisada käsitsi läbi uurimistöö või loovtööpäeviku ja päevik lukustada, siis tekib siia see hinne. Ja EHIS eksport võtab siis kaasa kooliastme hinde, mis tähendab seda, et kui loovtöö on tehtud kas 7., 8. või 9. klassis, siis ta võtab selle 3. kooliastme hinde kaasa või uurimistöö puhul siis, kui uurimistöö on tehtud kas 10., 11. või 12., võtab ta selle kooliastme hinde kaasa. Nii, ja taaskord. Nii, ehk et näha on ta siis tunnistusel selliselt, et on näha, millega tegemist on. Siin käitumise hoolsuse hinnete all on näha uurimistöö puhul hinne, loovtöö puhul hinnet ei ole ja kommentaar, kui on siia juurde lisatud. Ja õpilasraamatus on vaade ülejäänud hinde tabeli all näha nii tüüp, pealkiri kui hinne ja sisestamise kuupäev või kaitsmise kuupäev. Tahtsin seda näidata ka nüüd reaalselt ka e-koolis, kus õppekava, põhiõppekava, kus ma läksin, õppekava alt. Praegu võtan ette põhikooli, valin aine. Nii, ja siin ma näen, et
mul ei ole kolmandal teist tüüpi kokkuvõtvat hinnet ehk et nemad ei saakski justkui sisestada. Muudan ja valin teist tüüpi kokkuvõtva hinde sinna ainepäevikusse ja kindlasti tuleb üle vaadata, millist hindeskeemi kasutatakse. Et see võib ka vahel käest ära minna, et tulevad käitumishinded ja salvestada see. Sellisel juhul on kolmanda looduse päevikus võimalik lisada teist tüüpi kokkuvõttev hinne. Nii, kolmanda loodus. Teist tüüpi kokkuvõttev hinne olemas. Tegelikult toimus kaitsmine eile ja hindetüübi nimetus seadusest tulenevalt on tegelikult iseseisva tööga, mida õpilane teeb. Ja see tähendabki seda, et üldine nimetus iseseisev jookseb siis ka tunnistusele, sest kui siia sisestada nüüd põhikoolist loovtöö, siis me tunnistusel, see vaade, mis meil siin oli, siis meil tunnistusel on siin loovtöö. Nii et seda vältida on iseseisev töö parim variant. Ja Hanna käis meil seal esimeses klassis, las tema siis käis. Nüüd lisaiseseisva töö hinne. Tubli õpilane. Pealkiri ja siin, nagu ma ütlesin, valin, millise tööga tegemist on. Loovtööga. Ja kuna ma panin selle loodusõpetuse päevikus, siis taaskord lähme vaatama Anna tunnistust. Nüüd peaks seal olema ridu rohkem. Kokkuvõtvad hinded, tunnistused. Nii, ja nüüd me näeme, et loodusõpetuse loovtöö, koera magamisase, hinne on 5, kuigi tegelikkuses loovtööl ei peaks hinnet olema, aga kui kooli hindamisjuhendis on märgitud, et märgitakse hindeliselt, siis on need hinded ka lubatud. Ja selliselt see on ta näha siis, kui ta on seotud ainega, mitte eraldi päevikuga. Et kui ta on eraldi loovtöö või uurimistöö päevik, siis ta ainega seotud ei ole. Nii, kõik teemad said siit praegu räägitud. Kui küsimused on, siis need võib vestlust chati kirjutada üles, pärast vastame küsimustele ka. Ja olemegi jõudnud hinnete juurde teisest koolist ehk et õppeaasta kokkuvõte. Siis selgub, et paljud õppeaasta keskel tulnud õpilased ei oma ühte või teist hinnet. Nii et tegelikkuses eelmiste õppeaastate hindeid saab lisada õpilasraamatusse, käsitsi saab lisada ka lõpupäevikusse, et siis põhikooli gümnaasiumi lõpetada. Näiteks nagu 7. klassi loodusõpetus ja 8. klassi inimeseõpetus. Ning siis saab ka teisest koolist saadetud faili teel need üle kanda oma kooli õpilasraamatusse. Nii, taaskord väike kiire ülevaade. Otsuste alt enamasti käib meil siis õpilasraamat. Ja praegu me toimetame siin 11. klassiga. Valin õpilase. Täiesti nii. Ja avan õpilasraamatu. Näitan hindeid. Ja siin on nüüd see koht, kus ma saan üleval paremas nurgas lisada teise kooli hinded. Nii et kursuse hindeid saan lisada mitu tükki õppeaastasse. Need on
gümnaasiumis kursuse hinded, põhikoolis trimestri hindeid me õpilasraamatus ei märgi, me märgime ainult aastahinded. Nii, ehk et gümnaasiumis, kui mul on seal mitu kursust ühel õppeaastal, siis saan kõik nad siia kenasti ära märkida, igaüks erinevasse. Üleval saan vahetada õppeaastat ehk et õigesse õppeaastasse saaksin need hinded sisestatud gümnaasiumis. Nii, ja kui hinded on sisestatud, siis salvestan. Nüüd siinjuures on ka osaliselt hindeid, mis ei ole seotud meie kooli õppekavaga, siis need hinded saab lisada siit tabeli alt, mitte ülevalt nupust, vaid tabeli alt lisada hinded, mis ei ole meie kooliga seotud. Aga nüüd tuleb ka teada seda, et kui ma need kursuse hinded sisestan, siis need ja mis nimetus ta siis oli, see oli nüüd nii, sellist ainekursust meie koolis ei ole, aga nende koolis oli. Nii, ehk et vaadates nüüd õpilase hindeid, kui ma teen EHIS-es faili loon, et korjata kokku kõik hinded, mida kanda üle lõputunnistusele, siis need hinded, mis ei ole seotud meie kooli õppekavaga, need sinna aruandesse ei tule. Nii et siis on üks variant, kas muutes nad siduda oma kooli õppekavaga, eelnevalt oma kooli õppekavas siis kooli valikainena lisada need valikusse ja siis, kui ma olen nad sidunud oma kooli valikainega, õiges õppeaastas, sellisel juhul ta kaob siit alt ära. Ta on mul nüüd siin üleval olemas, see hinne, ja nüüd tuleb ta ka aruande ka nähtaval lõpupäevikus, aga saan ka failiga kanda sinna EHIS-esse lõputunnistuse jaoks. Nii. Teine variant oli meil samuti õppekava. Kool on meil siin. Kui ma valin õppekava ja ainekaart. Nii. Ajalugu mulle praegu hetkel nagu väga sobib. Lõpupäevikud. Et siin valin taaskord klassi, aga ma olen siin juba eile toimetanud, valin klassi ja nüüd on see koht, kus teisest koolist tulnud hindeid saan otse lõpupäevikusse kanda. Ehk et kui sealt juba tullakse lõpuhinnetega, siis lõpupäeviku hinnetega, siis saan nad siia otse sisse kanda. Et ta tuli sealt meie koolist, näitas tal küll, oli Virnade 5-4-sid, aga sealt tuli, oli 5 kursust 5, meil 2 kursust 4 järelikult on nii, ja kursuste arv saan ise siis ka siia teise kooli ja enda kooli kursused kokku või kui ta pole meie koolis üldse õppinud, siis tulevadki teisest koolist saadud kursuste arv siia sisestada. Nii et selline võimalus on nende hinnetega. Nii. Ja igaks juhuks pikerdan. Õpilasraamatu väljavõte. Nii. See oli meil siis taaskord otsuste juures. Õpilasraamat. Et taaskord valin klassi. Nii, ma olen ilmselgelt vales koolis praegu enda jaoks. Otsused. Õpilasraamat. Klass. Nii.
ava ja näita hindeid. Lisa teise kui näiteperioodi hindeid. Siin on nüüd see koht, kus ma saan koostada õpilasraamatu väljavõtte ja saata selle teise kooli. Küsimused tuleb läbi ka lugeda, kogun andmed ja ta aken eest ära ei kao, ehk et ise tuleb aken kinni panna ja siia alla tekib kenasti see koht, kus ma saan siis vaadata, missuguse faili ta valmis genereeris ja või siis saata teise kooli. Ja kuna ma kooli juba valisin, siis ta lähebki automaatselt sinna. Või kui tekib, nii nagu mul tekkis praegu topeltrida, või samas ka, et samal ajal, kui siin pabereid vormistada, teha, tuleb informatsioon, et ikkagi laps ei lähe ära, mõtles ümber, siis saab ka selle väljavõtte, hinnete väljavõtte kustutada. Nii, kui on saadetud, siis ma saan ka üle vaadata, mida ma saatsin ja teine kool, kui see õpilane on nüüd nende nimekirjas, siis näeb teine kool seda taotlust siinsamas taotluste all hinnete väljavõtte juures, et ta saab selle vastu võtta. Võtan hinded vastu. Saan vastu võtta ainult nende laste hindeid, kes meie kooli on juba registreeritud, mitte teistel. Ja siis tuleb läbida kõik need sammud, kus konkreetselt viiakse vastavusse saadetud failiga hinded meie kooliga ja siin tulevad ka välja need kohad, mis ei ole nagu seotud. Nii, eelmise kooli õppeaastad, siin ta automaatselt ei määra midagi, pean ise seda tegema, vastavusse viima, salvestama eelmise kooli hinded, kas on punktisüsteemis või ei ole määratud. Nii. Tuleb valida, no vot nüüd ongi see, et kui ei ole, siis ei ole määratud, matemaatika ja põhikool hetkel praegu sobib. Nii et kui ma nüüd nad kõik üle kannan, siis minnes vaatama otsused, tahaks loota, et võtsin ta 7. klassi vastu. Just. Nii, õpilasraamat, 7. klass ja vaadates siis näita hindeid, on näha need, mis ei ole seotud meie kooli õppekavaga, mis tuleb siis käsitsi lisada ja need, mis sobisid, on juba seotud õppekavaga. Ja osaliselt sai ka lõpupäeviku rida juba ära räägitud. Lõpupäevikutesse, harjumata on käia mitme ekraani vahel, lõpupäevikutesse saavad hindeid lisada õpetajad, kellele on selleks õigus antud või siis administraator. Ja lõpupäevikutesse hinnete lisajad tuleb valida siin all õppekava juures valides päeviku saab lisada. Nii et me pärast käin korra selle uuesti üle. Nii. Kursuste arvu kontroll käib aruannete all, EHIS-e juures, kuid kursuste arv on õige ainult siis, kui päevikud on enne lukus. Sest et kui päevikud on lahti, siis kursuste arv kohe kindlasti ei klapi. Mida peab kontrollima? Peab kindlasti kontrollima õppeainete nimetusi. Need sellisel kujul liiguvad ka lõputunnistusele. Siis kas need hinded, mis siin on õiged? Tihtipeale on
osa kursuseid lubatud parandada, ehk et taaskord, kui on midagi negatiivset, ma ei räägi mitte kursuste arvust, vaid hinnetest, et kui on negatiivne hinne, siis tuleb õpilase käest ikkagi üle küsida, et kas ta juba on selle parandanud või mitte. Ehk et aeg-ajalt on vaja uus aruanne võtta, sest vana ei ole ebaõigete andmetega. Ja aruandes nüüd on ka selliseid kohti, kus kui siin aruandes ma näen, et õpilasel Aadu ei ole geograafiahinnet ja ma saadan selle faili EHIS-esse ilma, et ma malli muudaks, või võtan selle malli ilma mallita tunnistusega, siis ühel hetkel selgub, et tal on see geograafia hinne vanast koolist. Minul on aineõpetajal on ta lõpupäevikusse lisamata ja lõputunnistusele ei saa seda enam käsitsi lisada, ehk et siis tuleb uus fail koostada kogu selle protseduuriga. Et sellepärast on oluline, et kõik hinded, kohustuslikud kursused, kohustuslikud ained, kõik hinded oleks üle kontrollitud. Et kui siin on tühjus, siis seda ainet enam lõputunnistusele käsitsi juurde lisada ei saa. Fail loeb siit need ained juurde. Et sellepärast peavad hinded olemas olema. Olen isiklikult katsetanud, et pigem, kui mul on siin praegu hinne 2, siis ta annab mulle error teate, et see hinne talle ei sobi, lõputunnistust ei väljastata, aga mul on olemas aine ja ma saan hinnet pärast selle lõputunnistuse peal muuta. Et see võimalus on täiesti olemas. Ja jõudsimegi siis selle EHIS-e juurde, kes meile aeg-ajalt, mida nõutakse ja mida peab täitma ja aeg-ajalt ka ikka kodarasse loobib. Kõik hinded, mis EHIS-esse lähevad, tuleb siis üle kontrollida, et nad on riikliku õppekava ained või kui ei ole riiklikus õppekavas seda ainet, siis on tegemist kooli valikainega ja sellisel juhul tuleb see siia ka selliselt kirjutada. Nii et liikluskasvatus on kindlasti kooli valikaine ja keeltega on ka selline lugu, et kõigil tasemel keeli ta võõrkeeli lõputult lisada ei lase, ehk et mingi osa nendest tuleb. Põhikoolis on ette nähtud ainult 2 võõrkeelt ja kui mõnes põhikoolis õpetatakse 3 võõrkeelt, siis seda niinimetatud C-võõrkeele valikut tuleb klassifitseerida kooli valikaineks. Et muidu ta seda omaks ei võta ja ei lasegi üldse tunnistusi genereerida. Aruande koostamine EHIS-esse hinnete saatmiseks käib ikka aruannete alt. EHIS, hinnete eksport, tuleb valida aruande tüüp, kas siis kõik kooliastme hinded ja eksamihinded, iseseisva töö hinded tulevad üle õppeaastate sellesse faili kaasa või siis valida aastahinded ja eksamihinded, siis tulevad jälle taaskord loovtööhinded üle aastate kaasa ning kui valida ainult lõpuhinded, siis see on mõeldud põhikooli nende ainete jaoks nagu loodusõpetus, inimeseõpetus, mis said varem läbi kui 9. klass, sest et ta ei võta eksamihindeid kaugemalt kui jooksev õppeaasta. Lõpuhinded, kui nad on pandud lõpupäevikusse, siis sealt on neid. Lühendite puhul on vaja kindlasti endale selgitada, et LH on lõpuhinne ehk kooliastme hinne. Me räägime loodusõpetusest 7. klassis, inimeseõpetusest 8. klassis ja AH siis on aastahinne, et mitte segamini ajada neid.
Aruande koostamisel kindlasti on oluline ka see, et kas kirjutada üle linnuke siia muuda ehise kooliastme lõputunnistuse mall kõigi ainete osas või kasuta mallideta tunnistust. Et kui lasta üle kirjutada, siis mallis eelnevalt malliga ette määratud ained võivad saada teise värvingu seal. Nii, põhikoolil me kursuste arvu ei lisa, siia käib kindlasti linnukene. Ja see saada mulle aruande valmimisest teavitus e-mailile. Noh, mõnikord tasub linnukene ära võtta. Aga samas on hea, kui sa käid kuskil teistes akendes, et saada info, et on valmis ja võib minna. Ja paljude valikainetega gümnaasiumis siis võib lasta malli muuta. Põhikoolis kindlasti mitte malli muuta, kui on ette pandud. Ja kogu vastutus jääb ikkagi aineõpetajale, kes lisavad viimased hinded, lukustavad päevikud. Administraator vaatab üle iseseisva tööde aruande. Seal oli näha, et kas kõigil on olemas uurimistöö tehtud, kas kõigil on olemas loovtöö. Kui kellelgi on seal tühi auk, siis fail annab error teate ja ei saa ühtegi õpilast sellest failist ehisesse kanda, et soovitus teha siis klassirühmade kaupa need mallid, et kui A-klassis on seal paar puudujääki, aga B ja C on olemas, et siis saab vähemalt klasside kaupa nad sinna ära kanda. Nii et tuleb, kõigil peab olema põhikooli lõpetamiseks sooritatud loovtöö. Seda võimalust, et seda ei soorita, seaduses ette nähtud ei ole. Ja negatiivseid hindeid võis olla ainult 2, 3 negatiivse hindega põhikoolis. Ta juba jälle faili annab veateateid. Ja loomulikult siis õpetajad lisavad kooliastme hinded ehk lõpuhinded lõpupäevikutesse. Tuletan meelde, need lõpupäevikud asusid õppekava ainekaardi all. Siin on meie lõpupäevikud, valides õppeaine. Võtan lõpupäeviku, määran klassi ja sisestan siis hinded. Ja näha on 3 viimase õppeaasta kursuse hinded gümnaasiumis või siis 3 viimase õppeaasta hinded põhikoolis ja eksamihinnetel on joon alla joonitud. Vahemärkusena võin öelda, et mina kasutan lõpuhinnete kirjutamist ka põhikoolis, ehk et siis saab ühe failiga kõik ehisesse ära kanda. Nii, ehk et gümnaasium, põhikool, lõpupäevikud on olemas ja saab siia kanda, nii et loodusõpetuse hinded peaksid olema juba 7. klassis, 7. klassi omad peaksid siin olema, kui mul praegu on 8. klassi ees, siis peaks juba need loodusõpetuse hinded ees näha olema ja näha õpilased, kes on tulnud teisest koolist, kellele hinnet ei ole lisatud. Klassijuhatajatel on väga suur roll nende aruannete kontrollimisel ja ka vastutus. Kontrollida saab siis aruannete alt aruanded, EHIS, klassijuhatajal on see ligipääs täiesti olemas, hinnete aruanne, oma klass. Ja siin siis aktiivseid õpilasi, need, kes on lahkunud, nende hindeid praegusel hetkel siin nagu vaja ei ole ja samuti saab vaadata kas aastahindeid või siis lõpuhindeid. Lõpuhinded, aastahinded, et erinevad on siis kenasti näha.
Nii, iseseisvad tööd samuti kõigil näha, kellel olemas, kellel mitte. Ja kokkuvõtvad hinded, õpilase õpimapp, võtan õpilase lahti ja näha, siis on näha ka olemasolevad hinded. Kogu õppekava näitab ära, mis kursused on ette nähtud ja kus tal need hinded on ja kus tal neid ei ole. Ja kui klassijuhataja on öelnud, et kõikidel õpilastel on kõikide hinnetega kõik korras, siis saab administraator koostada EHISE jaoks faili, mille ta siis kannab. Nii, kooliastme eksami hinded on koolieksamite ülekandmiseks nagu hästi oluline. Kindlasti tuleb tähele panna seda, kummal pool numbrit see kastikene asub, et õige klassi oma kaasa võetakse. Ja kui me räägime põhikoolist, siis me ei lisa kursuste arvu. Nii. Fail muidugi saab valmis ainult siis, kui need hinded olemas on. Kui neid hindeid seal ei ole, siis me saame suhteliselt tühja faili. Ja kui fail lahti võtta, siis failis endas ongi näha kirjas nii ainetüüp, ainekood, klassi täpsustus ja aine nimetus, kui on kooli valikaine, siis on juurde lisatud üks rida. Nii et kõige väiksem õppeaine on siis riikliku õppekava kohustuslik aine. Nii eksamite puhul on sama. Nii, oleme jõudnud nüüd õpilase juurde, kus tuleb õppeaasta lõpus lisada otsused. Ja otsused ning otsuste lisamine tuttavast kohast. Ülevalt valimegi otsused ja siis tuleb lisada õppenõukogu otsus. Administraator saab küll seda teha klassijuhataja eest, kuid klassijuhatajad võiksid seda siiski ise teha, et lisada õppenõukogu otsuse, et vastav õppenõukogu number. Taaskord on see kokku lepitud õppenõukogu protokollija käest, saate numbri, saate kuupäeva, millal siis toimus ja tekst on vastavalt sellele, et kas ta siis lõpetab põhikooli või viiakse üle järgmisse klassi või jääb klassikursust kordama. Või seda nüüd otsusena siia juurde saab kirjutada juurde, et õpilane lahkub koolist, kui mingil põhjusel just siit kaudu seda infot on vaja, sest ta enamasti õppenõukogu otsus, aga õpilane koolist ei lahku, selleks on avaldus. Nii, siis oli see, et me oleme 5. klassis ja meil on praegu viiakse üle järgmisse klassi, viiakse üle 6. klassi. Ahah.
viiakse üle 6. klassi ja see otsus on näha õpilasraamatus, aga sellega teda ja see on informatsioon ka lapsevanemale, kes juba näeb seda infot, küll aga süsteemis endas ei toimu veel mitte midagi. Et süsteemis endas tuleb administraatoril need õpilased üle viia soovitatavalt siis augustikuus, ja tulles nüüd tagasi siia, et põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate puhul on jälle vastupidi, et on väga hea, kui nad saavad kiiresti oma dokumendid korda ja nad hariduse infosüsteemis saavad järgmised koolid toimetada nende andmetega siis, kui meie oleme oma koolis õpilased pannud kooli lõpetanuks, ka nimekirjast välja arvanud. Aga sellega tuleb taaskord öelda, et enne teevad klassijuhatajad oma aruanded ära ja siis saadame õpilased edasi õppima järgmisse kooliastmesse. Nüüd klassikursuse kordama jäämise juures on Tallinna esimese klassiga, vahel harva küll jäetakse esimesse klassi, aga kui on vaja jätta, et siis tuleb taaskord enne võtta vastu haridusametist määratud õpilased ja alles siis saab jätta vanast õppeaastast õpilase istuma, sest muidu kaovad need õpilased, kes Tallinna Haridusameti poolt on määratud, see õpilaste nimekiri kaob eest ära, kui ma jätan esimese klassi õpilase esimesse klassi istuma. Nii harva, kui seda ka juhtub, tuleb siiski tuleb ette, nii et tuleb olla ettevaatlik, et kõigepealt siis Haridusameti õpilased võtan vastu ja siis hakkan tegelema nendega, kes klassikursust kordavad. Ja õpilaste koolimajast väljasaatmine saab programmist väljakirjutamine. Saab individuaalselt õppeaastalt iga õpilase juures teha, samuti saab tervet klassi korraga õppeaasta õpilased, põhikool, 9. klass. 9. klass. Nii et saan kõik õpilased korraga määrata, et nad on tänasest kuupäevast lõpetanud kooli ehk põhikooli. Ja nüüd on adminil siin võimalus lisada nii õppenõukogu number või direktori käskkirja number, kuupäev kui ka otsus siia, et lõpetas põhikooli. Nüüd aga on see, et kui klassijuhataja on sellise otsuse juba otsuste alt lisanud, siis ja siin admin õpilasi üle viies või kooli lõpetades lisab ka selle selgituse, siis õpilasraamatus on topeltkirjed. Et sellega siis salvestad ja ongi õpilased lõpetanud kooli. Nii et vaatan, kas ma leian ülesse. Kassisaba kooli. Õpilasraamat. Vist ei leia nii kiiresti. Nii. Kus on kiiruga või peaksid üles? Nii, 10. klass õpilasraamat. Et siis õpilasraamatus on näha 2 korda. Esimese sisestas klassijuhataja
viiakse üle 11. klassi, tunnustatakse kiituskirjaga väga hea õppimise eest ja teise rea sisestas administraator, kes siis viis üle õpilase teise klassi ja lisas sinna juurde selgituse. Et topelt ei ole vaja, jätke klassijuhatajale see rõõm ja kohustus tegeleda oma õpilastega. Sest uude õppeaastasse üle viidud õpilane, kui ta lahkub suvisel ajal, siis on ta nähtav terve järgmise õppeaasta nimekirjas, küll mitte aktiivsena, aga siiski. Kogu aeg on silma ees. Personaliga on lihtne. Kui on tööleping lõppenud, siis tuleb ta eemaldada kooli personali hulgast. Ja kui tal on siis vestluses osaleja või toitlustaja roll, kuna need rollid kehtivad üle õppeaasta, siis tuleb enne roll eemaldada ja siis eemaldada personali hulgast. Küll aga tuleb iga õppeaasta klassijuhatajale lisada juurde uus roll, sest valides nii klassijuhataja kui klassi kui klassinumbri, lihtsam on seda teha kohe septembri alguses, siis on õppeaasta number õige, muidu tuleb ka õppeaasta pidevalt kontrollida, et õigesse õppeaastasse lisatakse klassijuhataja. Õpetaja roll lisandub õpetajale kohe, kui ta on jooksvas õppeaastas lisatud ainepäevikusse, siis on õpetajal ka õpetaja roll olemas. Jooksvas õppeaastas, kui panna tulevikku õppeaastasse, järgmisse õppeaastasse augustikuus, siis õpetajal õpetaja rolli jooksvasse õppeaastasse ei teki. Ja uue õppeaasta juures olulised on nii kuupäevad, päevikud, õpilased, õpetajad, rollid ja sildid. Et rääkisime uue õppeaasta juures lisades, tuleb vaadata üle, et õppeperioodide vahele ei jää tühje kuupäevi, siis ei kao õpilased ära ja hinded on kenasti näha. Päevikud tuleb siis lukku panna. Päevikuid saab uude õppeaastasse kloonida, aga kloonitakse ära üle ainult need päevikud, mis on lukus. Ja kui te seda kloonimist, päevikute kloonimist teete suhteliselt varakult, siis augusti lõpus uue täiendava õppe avamiseks saab neid vanu päevikuid eelmises õppeaastas või jooksvas õppeaastas veel avada. Kui nad on juba kloonitud, siis ei juhtu mitte midagi seal. Ehk et kui uues õppeaastas on päevikud olemas, siis vanas õppeaastas võib päeviku avada ja täiendava õppetöö sissekandeid seal jätkata. Õpilased ja õpetajad tuleb üle kontrollida nimekirjad õpetajatest, kes koolis töötavad, lisada juurde ja kutsuda uued õpetajad, ehk et õpetaja saab e-kooli ligipääsu siis, kui administraator on talle kutse saatnud. Õpilased tuleb lisada suve jooksul liitunud õpilased nimekirja kanda ja nimekirjast välja arvata õpilased, kes on suve jooksul lahkunud, et nad ei oleks uuel õppeaastal ees kogu aeg. Ja kindlasti tuleb siis korrastada sildid nimekirjade juures, grupid ja kindlasti sildid õigeks, et praeguses jooksvas inglise keele 1 rühmas on antud õpilased, aga järgmisel õppeaastal peavad nad olema siis inglise keel 2 grupis
Nii et siis, kui ma nüüd muudan siin kohe 2 ära, siis mul on 2 tükki, ma ei tea, kumba päevikusse valida. Nii et sildid tahavad siiski korrastamist. Ja siis tuleb, olles juba siin nimekirjade juures, siis personali juures ka uue õppeaasta klassijuhatajad. Kõigepealt, kuna ma tahan uude õppeaastasse, kõigepealt uus õppeaasta, lisaroll, klassijuhataja, kindlasti tuleb valida klass ja kinnitada, et siis on õpetajal ka klassile ligipääs kohe kenasti olemas. Isiklikult olen seda teinud augusti lõpus, et 1. septembril on klassijuhatajal kohe klassist ülevaade olemas, kui õpilaste nimed on ka serverist jõudnud õigeks ajaks päevikutesse kohale. Ja toimetamisega tasub alustada juba piisavalt varakult, et uue õppeaasta algus, mis on niigi pingeline, ei tekitaks segadust. Nii, me oleme jõudnud nüüd oma tänase kiire ülevaatega lõpule ja kõikide nende teemade kohta, kus ma rääkisin, on ka juhendid olemas aadressil help.ekool.eu meie e-kooli teadmusbaasis. Meiega saab ühendust võtta kontakt.ekool.eu aadressil ja teie ettepanekud ja mõtted on oodatud ja arutelud on oodatud siis nii kogukonna lehel kui mõttekojas ja kogukond asub siis aadressil foorum.ekool.eu ja mõttekoda on aadressil produkt.ekool.eu. Et kindlasti tasub ühendust võtta, sellepärast et juhendite all on olemas ka ekstra artikkel õppeaasta lõpetamine administraatorile ja samuti on seal olemas ka artikkel uue õppeaasta alustamine. Et pange endale tegevuskava paika ja te jõuate kõik õigel ajal valmis ja kui midagi juhtub sellist, millest ise päris täpselt aru ei saa, siis tasub küsida kontakt.ekool.eu ja me saame aidata esimesel võimalusel, nii nagu info meieni jõuab. Sellega said nüüd minu slaidid läbi. Video me praegu salvestuse lõpetame.